Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Me oleme Haapsalus, on laupäeva hommik. Elevust on tunda nii võidusõitjate kui pealtvaatajate hulgas. Algamas on rahvasprint, mida kutsutakse ka Haapsalu Monte Carloks. Tere tulemast saatesse. Korraldav toimkond elik igaühe terviseklubi on hästi kokku töötanud seltskond, kus iga lüli teab täpselt, mida tegema peab. Aastate jooksul on juhindatud vanast heast reeglist. Parim reklaam igale võistlusele on ladus korraldus. Siit ka põhjus, miks Haapsalu liinasprint toob igal kevadel kohale väga esindusliku koosseisu. Seekord on meil esimest korda üle aastate nagu ilmaga vedanud, et loodame, et ilm peab lõpuni ja saab nauditavalt sõita, et pealtvaatajal kuiv olla ja endal kuiv. Organisaatori koha pealt tegi rõõmu see, et stardinimekiri on ikka päris üllatavalt pikk. Jah, võrreldes eelmise aastaga jäi küll napimaks, aga eelmine aasta üllatas täiega ja see aasta oli alguses väga, ütleme niimoodi, et me oleme rahul. Eks tehnikasport on nii nagu ta ikka, eks tuli siin ka täna veel sellised äraütlemisi, et andsid autod saba ja meil kohalikud siin paraku oli 20 kirjas, et kas nüüd tuli 16 või 17 jäi stardinimekiri, et midagi ei ole teha. Tehnikasport on siukene, et ei pea vastu isegi kuni stardini teinekord. Viimased lahtised otsad sõlmiti kokku stardieelsel võistlejate koosolekul, kus pisimatki nurinat veidi alla 100-pealiselt sportlaskonnalt ei kuulnudki. 2 kilomeetrit venitasime välja ja et rohkemaks ei taha, sellepärast, et siis me häirime seda linna bussiliiklust ja teist nagu niivõrd palju, et üritame selle väikse 2 kilomeetriga nagu hakkama saada ja tundub, et sõiteid Haapsalu paelub, et tulevad. Ja siis tehti veel viimaseid kiireid otsuseid õigel rehvivalikul, mis järel kõigepealt sõitis raja lahti 0 auto ja 3-vooruline võidusõit võiski alata. Asfalt on kuiv ja suhteliselt puhas, ainukene, kus on finišikurv, seal on liiva, seal on kildu, et see on täpselt 2-30 meetrit enne finišit on terav sükene vasak kolm ja kitsas, et seal võib ka veel kõik võidetud, võib seal kõik maha mängida. Kõige nooremas kuni 16-aastaste grupis istusid autos ka juhendajad. 2 viimase vooru võiduga võttis etapivõidu Kristjan Lepind, teise koha sai Patrik Juhe ja 3. oli kardiroolis tuntud Georg Linnamäe. 2 aastat vanematest poistest sai esikoha Kaspar Kaasan, teine oli Marcel Tõeleid ja 3. Branko Kõrgessaar. 11 naisvõistlejast piisas Margit Mäekivile vaid 2 voorust, et ülekaalukas esikoht võtta. Teise koha kindlustas endale Tiina Erbach ja 3. oli Marin Aarm. Omajagu nostalgiat pakkusid Venemaa autotoodangu klassid. Mosse liigas oli osavõitjaid vähemaks jäänud, aga konkurents äärmiselt tihe. Kõik 3 vooru võitis lõpuks Martin Juhe, võrdsete kohapunktide juures sai teise koha Timo Pipar ja 3. oli Heiko Tinno. SU-klassis sai 2 esimese vooru võiduga klassivõidu Meinhard Meister. Kalle Kruusmaa oma sõidu algusega rahule ei jäänud. Esimene voor tänase ilmaga tegin valikut, panen sliki alla. Selgus, et ikkagi keskmine seguslik, et ei läinud nii palju soojaks ja ainult sükene rahvale voor oli, aga imestava pandavalt teine aeg. Nüüd panin kruusarehvi alla, see on sükene suht lõpp, mis on nagu hea ja nüüd oli voorust maha sõites, siis oli nahk oli ikka märge. Nüüd sai tööd teha roolida ka. 3. voor pakkus talle ka täit rahuldust. Kirja tuli klassi absoluutselt parim aeg, mis kindlustas kokkuvõttes ka teise koha. 3. oli Meelis Värva. Mida aeg edasi, seda kiiremaks ajad läksid.
Ühe silla veoga autode väiksema kuvatuuriga klassis sai 2 esimese vooru võiduga etapivõidu kätte Indrek Tuur, kes oli rajal ka 3. voorus, kus klassi parima aja sõitis hoopiski 2. koha saanud mees Mirko Kaunis. 3. koha kindlustas endale Igor Roosma. Suuremas klassis oli esimeses voorus võitja Marko Kukuskin, kellele ülinapilt kaotasid Jüri Jürisaar ja Rene Ukareeda. Kuidas sul esimese vooru järgi üldse seis on? Jäin 3. Võtsin suht rahulikult kindla peale, et ei hakanud liigselt riski võtma. Nüüd tuleb rohkem pingutada. Teises voorus võeti juba rohkem riske, kes sellega liiale läks, see kaotas kallist aega. Parima aja kihutas välja avavooru 7. kohalt hoopis Andrek Põllumäe. Tõsine plaan oli ka Rene Ukareedal, kes oli rada vahepeal väga põhjalikult uurinud. Ometi pidi ta leppima alles 3. kohaga, sest Kaspar Kasari oli ka teises voorus temast 0,2 sekundi võrra kiirem. Nelikveoliste autode klassis oli konkurentsis 11 võistlejat ja kiirused kasvasid nüüd hüppeliselt. Kalle Kruusma käest uurisime, kuidas see rada kiiretele autodele sobib. Inger Tuur 2VD aast tuli, ütles, et väga vinge rada, et lühikene, aga väga hea, et on kiiret lõiku ja samas on sikaanid ja kõik on täpselt nii. Väga valusalt alustas esimesena rajal olnud Aiko Aigro, kes sportlikuralli harrastajana hindab kõrgelt ka sellist 2-kilomeetrist sprinti. Me just küsisime Kalle käest praegu, et mis nelikveoga mehed ka raja kohta ütlevad, et ütle oma kommentaar. Ei, väga kihvt on, et pidamine on hea ja ilm on ilus ja vaata, et palju, et ei, sõitja poole pealt on ka hästi kihvt. Kuidas sa enda soolituse 2 vooru järel kokku võtad? Hästi positiivne, et ega siin trenni mõttes, et ega siin käin lihtsalt trenni tegemas nendel rahvaüritustel, et suurte rallisse lihtsam oleks jälle sõitma minna. Kellel sa ise silma peal hoiad? Eks siin järjest tuleb Rainer ja Gert ja Andrei, kõik on kiired poisid. Et eks see näha ole, mis siis lõpuks välja kukub. Avavoorus järgnesid talle Rainer Parik ja Gert Aasmäe. Teises voorus üritas kõvasti Gert Aasmäe, ometi tuli tal lisaks Parikule ja Aigrole mööda lasta veel ka Andri Sirp. Kuidas esimese vooruga rahule jäid? Ei olnud väga rahule. Pidurdus maadud pikad ja... Aga võtsid õppust teiseks vooruks siis? Loodetavasti. Ja nüüd lähed muidugi vaatama, et kuidas seis on? Lähen vaatan ikka. Mis sa arvad, kas see mäng saab selgeks 3. vooruga? No loodetavasti saab, et esimese vooru Aiko võitis, nüüd äkki saab keegi teine nagu. Siis tuleb ikka võidusõitu ka? Ja. See andis otsustavaks vooruks eelise Aiko Aigrole ja Rainer Parikule. Mul on auto on nagu katki taga, diferentsiaal on plokis. Et juba eelmise sõiduga oli, aga ma ei tea, eks nüüd on niuke seis, et ma pean vist ikka 3. sõitu ka minema. Ja Aiko ei pääse ka 2 vooruga? No seda küll, jah. Et vast peab see taga differ ka vastu. Rainer auto pidas küll lõpuni kenasti vastu, kuid õiget hoogu enam sees ei olnud. Etapivõidu võttis absoluutselt kiirem aja sõitnud Aiko Aigro. Aga ta hoiab ikka käe kenasti sooja? Ei, väga palju on abi ikka. Soovitan teistelgi rallimeestel käia sõitmas. Teise kohaga lõpetas Rainer Parik ja 3. oli Gert Aasmäe. Selle klassi 6 kiiremat meest istusid Mitsubishi Lancerite roolis. Haapsalu kevadine rallisprint läks igaühe terviseklubi vedamisel kenasti korda. Nüüd liiguvad meeste mõtted juba suvise rahvaralli suunas. Võistlus saab teoks 6. juunil Lääne-Nigula ja Noarootsi valla teedel. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.